On laupäeva hommik. Sa oleksid tahtnud kauem voodisse jääda, kuid lapsed tulid ja otsisid su üles ja ütlesid, emme, tahan süüa. Nii sa istud siis oma köögilaua taga, hommikupuder pliidil podisemas. See väike laps on köögilaua all sinna ümber läinud piimaloigus ning hõikab emme, emme, emme. Sa hingad korra sisse. Vaatad silmanurgas seda kööki, esikut, võib-olla paistab kaugemalt ka elutoa põrand. On alles hommik, kuid kõik on juba asju täis. Ja sa tunned, et ei jaksa enam. Loodad, et sõbranna ei üllata sind oma külaskäiguga, sest sa pole kindel, kas ta sealt uksest üldse sisse mahuks. Kas oled tundnud, et oled justkui ebaõnnestunud, mis puudutab lapsevanemaks olemist? Põhjus, miks mina täna siin räägin, on see, et olen ise 3 väikelapse ema ning tean väga hästi omast käest kogu seda frustratsiooni ning kui keeruline ja aeganõudev võib olla kodus korras hoidmine, kuid samal ajal ka lastele huvitavate tegevuste pakkumine ja väljapanemine. Ning kui kõik on segamini ja sassis, ehk sinu välimine keskkond on korrast ära, siis on ka sinu sisemine keskkond või sina ise oled natuke korrast ära. Ja kogu see frustratsioon lapsevanemaks olemise ümber, et ma ei saa hakkama. Rakendades neid järgmisi põhimõtteid kodus, tunnen, et olen suutnud luua süsteemi, mis on meie pereelu lihtsustanud. Meil on kodus vähem asju ning lapsed toimetavad igapäevaselt asjadega, mis neile rõõmu pakuvad ning teevad seda pikka aega. Ja kes lapsevanemana ei tahaks seda vabadust endalegi? Mulle tundub, et kui meie kodune keskkond on ka üldiselt tänu sellele rahulikum, siis olen ka rahulikum mina, on lapsed ja minu abikaasa. Minu teekond Montessori pedagoogikani algaski suuresti sellest, kui mu esimene laps oli alles 8-kuune ning hakkasin mõtlema, et mis mänguasju ja kui palju üldse on koju tarvis. Mulle tundus, et infot on nii palju, samas nii vähe ning tasapisi sai alguse teekond, mis lõppes sellega, et õppisingi Montessori juhendajaks. Aastatel 2020 kuni 2022 õppisin Montessori instituudis Prahas ja olen rahvusvaheliselt tunnustatud Montessori juhendaja vanuseastmele 3-6. 2022. aastal läbisin ka Eestis väga mahuka lapsehoidja koolituse ning oman lapsehoidja kutset tase 5 koos imiku hoidmise kompetentsiga. Ning 2002. aasta lõpus asutasin ka omaenda eralastehoiu Tallinna kesklinnas. Praktiseerin neid põhimõtteid igapäevaselt oma kodus kui ka lastehoius ning tahan neid jagada ka sinuga, et ehk aitab kaasa see sellele, et suudad lapsevanemaks olemisest taas rohkem rõõmu tunda, kui et frustratsiooni. Miks võtta need põhimõtted kasutusele kodus? Tänapäeval on nii palju asju, sealhulgas eriti mänguasju, mille vahel valida. Kuid vanematena tahame olla kindlad, et pakume oma lastele parimat. See koostame ise, meile kingitatakse, soovitatakse beebigruppidest, mille me näeme iga päev mingisugust suunatud reklaami ja ühel hetkel ongi meil asju liiga palju. Ja kogu nende mänguasjade hunnikutega hakkama saamine kasvab üle pea. Seega, põhjus number 1. Lihtsustada oma kodu.
Esimene põhjus, koduste lihtsustamine. Asjade lihtsustamine tähendab, et meil on vähem mänguasju, mida ära pakkida, vähem mänguasju, mille otsa komistada ja lihtsamat valikut lastele. Ja kui on vähem valikuid, siis tavaliselt sellega kaasneb pikem keskendumine. Toon ühe näite, et kas oled olnud kunagi poes ja kõigist pakutavatest valikutest segadusse sattunud? Võtame näiteks müslisordid. On neid, millele on juurde lisatud puuvilju, on neid, mille hulgas on pähklid, on neid, mis on röstitud, vähese rasvasisaldusega ja muud taolist. Loed kõigi nende pakkide tervisealast infot ja sul kulub valimiseks 10 minutit. Näen seda ka lastega. Kui pakute neile liiga palju valikuid, liiga palju mänguasju või riideid, võib olla neil raske ühe asja peale rohkem kui mõne minuti jooksul keskenduda. Seega vaatame selle loengu käigus, kuidas lihtsustada meie ruume ning milline hulk mänguasju võiks olla sobivaim. Põhjus number 2 on aidata oma lapsel osaleda igapäevaelus. Väikesed lapsed soovivad olla osa perekonnast ja osaleda igapäevaelus. Nad armastavad koos vanematega tegutseda. Ja kui kaasate oma lapse nendesse igapäevastesse kodustesse tegevustesse, saab see osa justkui teie ühisest rutiinist, teie ühisest koosolemise ajast. Te ei pea neile andma tahvelarvutit või telefoni või telerit sisse lülitama, et hoida neid õivetuna, sest naudite koos ühiselt köögis toimetamist või tavapäraste majapidamistööde tegemist. Lapsele meeldib aidata ja osaleda. Või mõelge seda niimoodi, et laps on väike, aga ta kindlasti kasvab ja areneb. Ta saab ühel hetkel 6-aastaseks, seejärel teismeliseks. Ja parim aeg elukestvate rutiinidega alguse tegemiseks on just nüüd. Näiteks, kuhu käivad mustad riided? Pesukorvi. Sina võtad ühe soki, mina võtan teise soki ja lähme viime mustad sokid pesukorvi. Ja kui sul on kodus teismeline, siis loodetavasti need sokid jõuavad sinna pesukorvi. Iseenesest juba, sest see on harjumus. Ja vaadates üle oma kodused alad, on teil parem ettekujutus, et kuidas oma last igapäevastesse tegevustesse kaasata. Põhjus number 3 on aidata oma lapsel olla iseseisev. Oma lapsele oskuste andmine iseseisvalt toimetulekuks on väga suur väärtus. Eriti näiteks isepäiste ja tugeva tahteliste laste jaoks, kes ei taha, et neile öeldakse, mida teha. Kui neil lastel on võimalus ja võimekus asju ise teha, kasvab nende enesehinnang ning te võite märgata, et teil on ka lapsega vähem konflikte. Seega on väga väärtuslik luua ruumid selliselt, et lapsed saaksid olla iseseisvamad. Põhjus number 4, et kodus oleks rahulikum keskkond. Vähem segadust, vähem valikuid, rohkem valgust, rohkem ruumi. Need asjad võivad teie kodule positiivselt mõjuda. Teie ruumid tunduvad rahulikumad ja loodetavasti tunneb seda ka teie laps ja teie ise. Põhjus number 5 on õpetada lapsele vastutust oma asjade eest. Kui arvestame ruume ja koduseid alasid planeerides lastega, on ka lihtsam võtta lapsel vastutust oma keskkonna ja oma asjade eest. Näiteks, kui jalanõud käivad alati esikus kindlasse kohta, siis suudavad nad need jalanõud sealt ise võtta, kui aeg on kodust lahkuda. Kui on koht, kuhu käivad määrdunud nõud, siis
laps iseseisvalt pärast söömist saab selle oma musta taldriku sinna kohta viia, kuhu need nõud käivad. Ja nad hakkavad tasapisi õppima vastutust ja arendavad siis erinevaid oskusi ja enesekindlust. Põhjus number 6 on loomulikult see, et nautida oma kodu ja kodus olemist. Kui meil on kodus lastele sobilikud ruumid, mida me oleme hoolikalt läbi mõelnud, et laps saaks ruumi vabalt kasutada, siis te võite märgata, et teie laps naudib neid ka ja iseennast seal nendes ruumides. Et kuigi muuseumid võivad olla kaunid, ei taha paljud lapsed kuulda kodus neid sõnu, et ära puutu seda, ole ettevaatlik, siia mitte, see pole, et selles stiilis keelavaid sõnu. Aga samas ei tähenda see kindlasti ka seda, et kõik teie ilusad antiikesemed tuleks kuidagi maha müüa või täiskasvanud inimesed peaksid istuma laste suuruses mööblil, toolidel. Kuid ma arvan, et on võimalik igasse kodusse luua piirkond, kus laps on teretulnud ja saab seda ruumi nautida. Põhjus number 7. Saada osa meie omaenda kultuurist. Et meie kodud peegeldavad meie kultuuri ja väärtusi. Ja kujutage ette nüüd 2 last. Et üks kasvab üles Hollandis ja teine Jaapanis. Et mõlemad õpivad oma kultuuri tundma läbi näiteks mööbli, kunsti, söögikoha või kodukujunduse kaudu. Ja kodudes, kus on näiteks segakultuurid, siis on huvitav lapsele näidata oma kodukujunduse juures aspekte nendest mõlematest kultuuridest. Ja kui see on lapse ümber, siis see jääb ka osa lapsest. Ja siit ma jõuangi meie 8. punkti juurde, et see on õppida lihtsalt hindama ilu. Et kui te natukenegi olete tuttav juba Montessori meetodiga, siis olete kindlasti kuulnud mõistet vastuvõtlik meel. See tähendab justkui, et lapsed on käsnad, et kõik muljed ja info ja kogemused, mis nad saavad, see jääb lastega. Nad kuidagi ei selekteeri või ei otsusta, et kas see on kole või see on ilus või see on hea või halb, vaid kõik, mis lapsega sellel esimesel 6 eluaastal toimub, see jääb lastega. Ja kui nende kodud on kaunid, siis nad imavad endasse ka seda ilusat ruumi ja oskavad seda hinnata. Nad võivad tunda rõõmu sellistest ilusate esemete väljapanekust või kui nad leiavad midagi jalutuskäigul, oskavad hinnata seda kunstiteost, mis on riputatud lapse silmade kõrgusele ja korjata lilli, et need siis näiteks söögilaual vaasi panna. Et kõik need on nagu erinevad põhjused, miks lihtsustada oma kodusid ja elusid. Ja minu taustal on minu Montessori rühmaruum ja ma panen siia kohe ka selle pildi. Kui sa nüüd seda fotot vaatad, siis mis on need esimesed asjad, mis tundeid see tekitab nagu sinu jaoks või kui sa oleksid laps selles keskkonnas? Näiteks ei ole segadust. Kõik on lapse kõrgusel. Lihtne, rahulik, isegi natuke nagu ahvatlev, et tahaks minna ja katsuda. Loomulik valgus. Et oleks suurepärane, kui suudaksite ka oma kodus mõnda nendest tunnetest edasi anda.
Ja see ei pea tähendama, et olete hingetu või teil ei tohiks olla tavalist söögilauda kodus. Kuid hea oleks, kui igas kodus oleks spetsiaalselt lastele mõeldud alad. Ja järgmised 5 sammu on väga lihtsasti rakendavad põhimõtted, et mida saate kohe oma kodus kasutama hakata. 5 lihtsat põhimõtted kodu lapsesõbralikumaks muutmisel. Number 1. Valige õige suurusega mööbel. See on mööbel, millega laps saab ise hakkama. Näiteks, kas lauad ja toolid on sellised, kus nad saavad ise istuda ja tegevusi teha ja suupisteid süüa. Kas nende jalad on kindlad põrandal, et nad tunneksid ennast stabiilselt? Kas neil on voodi, millest nad saavad iseseisvalt sisse ja välja käia? Või lugemisnurk, kus neil on lapse suuruses näiteks mõnus tugitool või seal kõrval ka näiteks kotttool, kuhu lapsevanem saab kõrvale pugeda, et koos raamatut lugeda. Samuti oleks hea omada kodus astmepinki või siis torntooli, mida väikesed lapsed saavad võtta või siis liigutada, et jõuda näiteks kraanikausi juurde, et ise käsi pesta või siis, et köögis olla vanemaga kas või samal töötasapinnal ja neid abistada. Kas kodus on näiteks madalaid riiulid, mis on näiteks suurepärased just eriti beebidele ja väikelastele, et kus nad saavadki minna ja võtta sealt tegevusi ja asju, et ilma vanemalt luba küsimata. Kui nüüd vaatame poodi, siis tavaliselt poest ostetav mööbel sobib alates seal 3. eluaastast. Ja kui sinna neid hakkavad kasutama nooremad lapsed, siis juhtubki see, et nende jalad ei ulata tavaliselt põrandale. Kui meie kodus olid kõik lapsed pisikesed, siis need lauad ja tool, mis ma koju ostsin, ma lasin abikaasal lihtsalt 10 sentimeetrit neid jalgu kõiki lühemaks saagida. Ja andmaks aimu, et mis siis on need mõõtmed, mis sobivad kuni 3-4-aastaste lastele. Tooli istme kõrgus võiks olla 22 sentimeetrit. Laua kõrgus 37 sentimeetrit. Ja riiulid 35 sentimeetrit. Vanematele lastele, näiteks 3-6-aastastele, sobib tool, mille kõrgus on 30 sentimeetrit. Ja laua kõrgus seal 50-60 sentimeetrit. Ja kui sul on kodus ka vanemaid kui 6-aastaseid lapsi, siis nemad saavad tavaliselt hakkama juba meie tavalise suurusega mööbliga. Ja kui sulle meeldib taaskasutus ja uus kasutus või taaskasutus, siis jälgi neid Facebook Marketplace'i või osta.ee kuldne börs ja kõik need kohad, et väga tihti liigub teisel ringil palju laste mööblit. Et sa võid väga soodsalt leida endale laua ja tooli ja siis sa ei tunne ka ennast nii palju halvasti, kui sa need jalad 10 sentimeetrit lühemaks lõikad. Ja koju mööblit ostes ongi, et võib leida väga unikaalseid leide ja juba ka õiges suuruses, lihtsalt peab natukene rohkem otsima. Põhimõte number 2. Vähem on rohkem. Eesmärgiks on muuta meie kodu atraktiivsemaks väikelapsele. Ja mida vähem on asju saadaval, seda lihtsam on lastel leida, mis neile huvi pakub ja millega mängida. Et vältigem oma kodus seda toidupoes käimise efekti, et millest rääkisin kohe alguses, eks ju. Et see muudab lapse jaoks valikute tegemise raskemaks. Et pange välja umbes 6 tegevust madalatel riiulitel või näiteks aknalaual.
Väikelapse jaoks võiksid need 6 tegevust olla näiteks üks pusle, üks helmeste või objektide nööriotsa panemine või esemete kuhugi sisse pilusse või auku panemine, mingisugune ehitustegevus, üks korvike loomadega ja siis võib-olla ka üks karp või kandik, korv või kandik, kus on hoopis karbid või väikesed rahakotid või muud kotikesed, mida saab siis avada ja sulgeda. Nad väga armastavad seda. Ja kui lapsed saavad vanemaks, siis seal umbes 3 ja pluss, siis siiski piirake seda tegevuste arv, mis teil kodus väljas on. Ja see võiks ikkagi jääda sinna 6 juurde. Kui need tegevused võiksid muutuda keerulisemaks. Näiteks, kui me räägime, võiks olla see Lego komplekt ühes korvis, aga seal juures on ka juhend, mille järgi siis seda Lego ehitada. Ja kui me räägime ka seal algkoolilapsed, siis endiselt tegevusi võiks piirata. Ja korraga võiks olla väljas siis ainult üks tegevus, see üks Lego komplekt. Ja mõne nädala pärast, et kui nad sellega näiteks enam ei mängi, vahetada see välja teise Lego komplekti vastu. Ja siis lapsed on jälle nii põnevil, et uus komplekt ja millega nad pole veel mänginud. Tegevusi valides oleks ideaalne, kui need poleks liiga lihtsad, aga samas ka mitte liiga rasked. Et see peaks olema midagi, mis on piisavalt väljakutsev ja millega nad tõesti peavad pingutama, et siis seda iseseisvalt või väikese abiga teha. Ja kui sa hakkad nagu mõtlema, et mis need tegevused oma lapse juures on, siis see võiks olla siis tegevus, mis on haaranud teie lapse tähelepanu vähemalt rohkem kui 5 minutiks. Ja kui te näete, et nad viskavad seda mänguasja korduvalt, võib see tähendada lihtsalt, et nad on sellest tegevusest välja kasvanud. Neil on see igav või hoopis see on liiga raske. Et pange see lihtsalt mõneks ajaks ära. Lisaks siis kõigile nendele tegevustele võiks väljas olla ka kodus tegevusi, millega nad saavad, mis hõlmavad endas näiteks seda, et nad saavad köögis aidata või koristada või tegeleda nagu igapäevaelu asjadega. Et siis lapse suuruses koristustarvikute komplekt. Või siis näiteks võiks väljas olla ka kunsti- ja käsitöötarvikuid ja siis loomulikult raamatuid, mida lapsed saavad iseseisvalt vaadata ja uurida. Koduses keskkonnas ma tegelikult soovitaksin vältida siis neid mänguasjakaste. Välja arvatud siis, kui nad ongi mõeldud nagu mänguasjade hoiustamiseks. Et lapse jaoks on raske seal mänguasjakastis kaevuda ja leida näiteks kõiki pusleosasid, kui nad sul on kõik segamini. Ja ilma, et see kõik ülejäänud sisu siis ka põrandale ei kukuks. Ja kui kodus on need mänguasjakastid, siis väga tihti nad naudivadki rohkem selle kasti tühjendamist ja segaduse tekitamist, kui et nende erinevate mänguasjadega seal mängimist. Et tõesti, mänguasjakast sobiks pigem hoiustamiseks, näiteks uue mänguasjade või pehmete mänguasjade kogumiseks. Ja kui te muud moodi ei saa, siis lihtsalt eemaldage see kast või kastid ruumist tegelikult täielikult. Ja kui sa nüüd mõtled nendele 6 asjale, siis mis sinu last silmas pidades võiksid olla need esimesed 6 tegevust, mis sa tahaksid riiulitele välja panna? Samm number 3. Mõtle, kuidas nad saavad olla iseseisvad. Et kui te hakkate oma ruume muutma või sättima, siis mõelge sellele, kuidas laps saaks seal iseseisvalt hakkama. Et kuidas on see ruum ette valmistatud ja valmis kasutamiseks nii, et lapsed saavad seda teha ilma, et oleks täiskasvanu juures. Näiteks oma Montessori rühmaruumis siin. Ma pean kogu aeg mõtlema selle peale, et kui lapsed hakkavad mingil hetkel küsima liiga palju asju minult, et
kuidas ma siis saan seadistada ruumi, et nad seda nagu mult ei küsiks. Näiteks meil on siin kunstitegevuste jaoks paberid, et kui tõesti paber kogu aeg otsa saab, et kuidas ma saan paberi panna niimoodi, et see on siiski nende jaoks pidevalt kättesaadav. Ja koduruumide seadmiseks ka mõned mõtted, et kas olete mõelnud näiteks puhastusvahenditele ja lappidele, mida laps saab ise kätte ja ise kasutada? Või kas hoiustategi kõiki neid, mitte hoiustate, vaid panete siis nagu välja, pakute lapsele tegevusi korvides ja väikestel alustaldrikutel, ja millega laps saab ise hakkama. Ja kui sa mõtled oma kodu kõigile ruumidele ja aladele, siis mõtle seal igas ruumis, et mis on see koht, kus laps pidevalt minu abi vajab ja kas ma saan seal midagi muuta või lisada, et ta saaks iseseisvamalt hakkama. Põhimõte number 4. Vaadake oma ruume läbi lapse silmade, lapse kõrguselt. On väga lihtne vaadata ruumi täiskasvanu kõrguselt ja arvata, et see näeb välja korras. Aga kas olete korra istunud maha ja mida teie laps võib näha? Et täiskasvanute kõrguselt võib tunduda, et need tegevused ju tegelikult näevad väga atraktiivsed välja. Kuid kui te kükitate maha, siis te võite avastada, et oi, see söögilaud seal mõjub äkki väga nagu kaalukalt või domineerivalt. Või siis mõned juhtmed näevad väga ahvatlevad välja, et nendega mängida. Või siis on kogunenud mingisugused asjad diivani alla või mingisugune diivanilaud või asi, et on täis vanu ajakirju ja ajalehti. Ja kui sa seal laste kõrgusel oled, siis mõtle ka selle peale, et kuidas sa saaks lisada sinna taimi ja kunstiteoseid, et lapsed näeksidki ja oskaksid seda hinnata. Ja nende lisamine ruumi ka pehmendab seda ruumi. Ja alates 16. elukoost tegelikult lapsed võiksid juba õppida ka taimede eest hoolitsema. Aga kui ta seal on veel väiksem ja ikkagi armastab selle mullaga mängida, siis loomulikult võib selle korra keskkonnast eemaldada ja hiljem, kui ta vanemaks saab, siis selle sinna tagasi panna. Et proovige, istuge korra lapse kõrgusele ja olge uudishimulik. Ja vaadake, mida te näete. Ja te võite olla üllatunud. Ja olemegi jõudnud põhimõtte number 5 juurde, et vahetage asju, rotateerige neid ning leidke olemasolevatele asjadele hoiustamiseks sobiv süsteem. Ja tihti armastataksegi öelda, et kulutage rohkem raha selle konteinerite ja korrastuse loomiseks kui mänguasjadele endale. Et see nagu annab selle võimaluse, et kõike, mida ei kasuta, silma alt ära. Ja kui neid üleliigseid asju ei ole teie ruumides, siis need ruumid mõjuvadki palju rahulikumalt. Ja kui on vähem asju, muudab ka see teie lapse jaoks elu palju rahulikumaks ja lihtsamaks ja tal on võimalik teha valikuid nende asjade hulgast, mis ta siis tegelikult tahab töötada. Aga siin võib alati vanemal tekkida küsimus, et kui sageli ma siis peaks neid mänguasju vahetama. Montessoris on selline termin nagu lapsevaatlus. Et tegelikult, kui me last vaatleme, siis me peaksime aru saama, et kas see pakub talle huvi või mitte. Ja kas sellega mängitakse või see visatakse minema ja muud asju. Et väikelaste puhul võiks mingeid asju vahetada kord nädalas. Ja alles võiks jätta ikkagi need tegevused, millega nad veel tegelevad. Ja ära panna siis neid tegevusi, millega nad ei tegele enam. Ja vanemate laste puhul, näiteks seal üle 6-aastased, siis nende tegevusi võiks vahetada siis umbes kord kuus. Sellepärast, et nende tegevused on palju keerukamad ja aeganõudvamad ning nende tegevusi ei ole üldse vaja nii tihti vahetada enam. Ja mõnikord lapsed küsivad seda tegevust, mis on juba ära pandud. Siis lapsevanema, mina lubaksin seda
Kuid ma küsiksin lapse käest, et kui me võtame selle tegevuse sealt hoiukarbist või hoiustamiskohast, et mis on siis see teine tegevus, mille me siis ära paneme? Et ei tekiks seda olukorda, kus nädala lõpuks on ikkagi tohutult palju mänguasju seal väljas. Ja kui lapsega seda joont jälgida, siis väga tihti nad saavad aru, kuidas see käib ning nad ei hakkagi küsima neid ära pandud mänguasju. Ja nüüd võid mõelda, et millised on need tegevused, mis sa siis oma ruumistest võiksid ära panna. Ja nii lihtne see ongi. 5 põhimõtet oma kodu Montessori stiilis seadmiseks. Ärge muretsege, kui tunnete end veidi ülekoormatuna. Lihtsalt hakake vaikselt pihta, ruumi haaval ning vaadake, kuidas teie koduses keskkonnas ja lapse käitumises asjad muutuvad. Ja kui sa tahad rohkem teada, kuidas mina või Montessori pedagoogika võiks aidata sul kaasa oma lapse iseseisvuse toetamiseks, siis mine uuri minu kodulehekülje pealt ja ole kindel, et sa tellid ka minu uudiskirja. Järgmiste kohtumisteni. Tšau!